Tere, kallid kanali jälgijad ja kuulajad, kes kuulab, kes jälgib ja aitäh teile ka kõigile, kes te olete terve eelmine aasta minuga ja meie külalistega koos aega veetnud. Ja täna on meil külas siis Elis. Tere, Elis. Tšau. Tere! Ja Elisega oli meil selline hästi huvitav esimene kokkusaamine see, et mina olin temal podcast'is siis Ausad naised külaliseks. Ja kuna Elis tegeleb mitte ainult podcast'i tegemisega, vaid meil temaga peale podcast'i salvestust siis tuli veel jutustamist tema igasugustest tegemistest ja nüüd täna on Elis sellepärast siin, et ta räägib, millega ta siis tegelikult ka lisaks selle podcast'ile ja kõigele muule tegeleb. Ja Elise maailm on hästi huvitav ja mikrofoni annangi Elisele, aga enne kui ma alustan või mina alustan, me alustame tema kuulamist, siis tema edukuse kood, ma vaatangi siia alla, siis mul on ikka spikker pandud siia, nii nagu te teate, mul on väike spikker. Siis edukuse kood on 11351 ja üks tähendab seda, et kui ta midagi otsustab, siis ta tahab väga liikuda selles suunas. Ainukene ühe selline takistus on see, et ta tihtipeale kaldub endas ehk vähe nagu kahtlema. Kas on ikka päris see, mida ma pean tegema? Miks ma seda räägin? Mitte sellepärast, et Elisele seda rääkida. Elis juba on teadlik oma edukuse koodist, aga teie, kallid kuulajad, kellel on samamoodi näiteks 3 edukuse koodis, et pange kommentaarid, et kuidas teile see number 1 on mõjunud ja kuidas ta teiega koostööd teeb. Aga Elis, räägi, millega sa tegeled ja kuidas sa inimesi aitad, sest ma tean, et sul on nii palju erinevaid meetodeid ja vahendeid, kuidas inimesi aidata. Ole hea. No nii jaa, vau. Selles mõttes on sul tõesti õigus, et läbivalt mu teekonnal on olnud see, et ikkagi see enesekahtlus on sisse tulnud ja sellepärast võib-olla paljud inimesed ei teagi, millega ma üldse tegelen. Ja ma nii hästi mäletan, mida sa eelmine kord mul seal saates ka ütlesid, et sa võid paljude asjadega tegeleda või et sul on oskusi, aga sa ei ütle seda välja või ei too inimesteni või et ei näita, et näed, siin on minu need teenused ja tulge nüüd, on ju. Et see on minu teekonnal olnud tõesti väga-väga valdav ja ma olen alati olnud selline hästi huvitunud inimeseks olemisest. Ma alati tajusin, et siin on miskit enamat kui see materiaalne, meil siin ainult see nii-öelda, kuidas me nimetame 3D, on ju, et ma teadsin, et siin on midagi enamat juba päris noorena ja sealt siis edasi ma hakkasingi siis uurima ja minema edasi. Enne kui ma hakkasin minema nii-öelda sellesse vaimsusesse või spirituaalsete teemadega üldse nagu tutvuma, siis ma töötasin ka hästi pikalt tegelikult iluvaldkonnas ja iluvaldkonnas kosmeetikuna töötades ka tegelikult inimesed ju puistavad sulle oma muresid ja räägivad sulle jutte ja sa kuidagi nagu resoneerusid ja hakkasidki seal juba nagu nendega vaikselt nagu nõustamist tegema, on ju. Ma nägin, et see on mul nagu tugevus, see tuleb mul nagu hästi välja ja siis äh, peale mingit aega ma siis mõtlesin, ma tahan enda, noh, sisemine valu ka tegelikult pani mind nagu liigutama muidugi, et mul ka kodukeskkonnas ei olnud kõik nii-öelda perfektne, on ju, et üksik ema mind kasvatas, on ju, ja isa oli passiivne, oli kuskil ära, ehk siis mul tegelikult mida ma nägin sellist rassivat, rabelevat, rahmeldavat ema figuuri, kus ainult läbi sellise pingutamise ja raskuse hakkavad asjad sinuni tulema. Mm. Ja mina jällegi läbi oma selle siis õpetuste, mis ma olen nüüdseks nagu kogenud, saan aru, et saab ikka teisiti ka neid asju elu nagu luua, et ei pea päris niimoodi looma. Et läbi iseenda kuulamise ja läbi enda keha kogemise, seisundite, erinevate seisundite kogemise saad sa tegelikult teadlikuks elust kui olemisest.
ja, ja naine peakski rohkem tegelikult lihtsalt olema, et me, tänapäeva ühiskond on nii palju üles ehitatud just tegelikult sellele mehelikkuse kvaliteedi printsiibile, kus me siis vaatame, kui palju sa oled teinud, kui palju sa oled enda raha teeninud ja ainult läbi nende me siis naistena ka ennast nagu kuidagi tituleerime kas väga tubliks või siis nagu mitte või et siis me oleme midagi nagu väärt või siis me ei ole, on ju, aga tegelikult see on jälle niisugune vale mõistmine, mis on tulnud, mida see ühiskond meil on siis nagu peale surunud ja pannud, on ju, et ma mingil hetkel siis tahtsin minna nõustamist õppima, õppisin kogemusnõustamise ära. Läbi selle hakkas tulema mul väga palju erinevate teemadega kliente, ehk siis nõustamist saab ka väga nagu minna spetsiifiliseks, on ju. Ja mul hakkas tulema ikkagi väga raskete sümptomitega kliente ja ma tundsin, et tollel hetkel ma ei olnud valmis nii raskete juhtumitega veel tegelema. Ja siis ma läksin edasi coaching ut õppima, life coaching ut ja sealt mul siis tasapisi erinevaid selliseid kliente hakkas tulema ja ma tundsin tõesti, et neid ma saan aidata, kuidagi need teemad kõnetasid ja sealt edasi ma tundsin mingil hetkel, et midagi nagu piirab, et ainult mõistuse tasandiga intellektuaalselt me ei jõua nagu sügavale. Ehk siis iseennast ka aidates ja erinevaid teraapiaid läbides oli ikkagi see, et midagi jäi puudu ja siis ma hakkasin otsima ja leidsin enda jaoks siis sellise õppe nagu kehapsühhoteraapia, mis on siis inglise keeles core evolution õpe, mis võtab inimest kui transpersonaalset olendit, kõik emotsionaalne, intellektuaalne, vaimne, kõik need tasandid, pluss veel juurde peresüsteemid ja kõik, ehk siis see lääne pool ja siis see ida pool siis on kokku pandud, jah, et see tervik, mis mulle nagu seal väga-väga kõnetas ja see õpe on just nii-öelda kehastumisest lähtuv, keha juurde tulev ja keha on meil siin ja praegu, kõik, mis meil toimub väljaspool tegelikult keha, on tegelikult kas juba möödunud või on tulevik, et keha toob siia ja praegu, vot sellepärast mulle väga nagu igasugused kehaga tööd, kehapraktikad, somaatilised lähenemised väga-väga meeldivad, sest ta seletab nii mõndagi ära, et ja kuidagi nüüd pikk jutt tuli, et võiks jäädagi nagu sellest minu teekonnast veel pikalt rääkima, aga jaa, see on nagu see, millega ma siis nii-öelda tegelen, tuua just nimelt naisi siis rohkem iseenda juurde, peast keha tasandile. Me kipume iga päev ainult pähe minema, mis on vaja teha, kus on vaja minna, kiirustada, rahmeldada, aga nüüd luua see ruum ja tunnetuse ruum iseendale, et kuidas ma ennast päriselt enda kehas tunnen ja kuidas mul enda kehas tegelikult olla on ja mida ma tegelikult elus tahan, kas need asjad, mille suunas ma liigun, on üldse need minu asjad. Et võtta kuidagi naistel see aeg maha. Minu kord. Ja, issand, huvitav, saad sa aru? Mul tekkis sellised mõtted. Enne ma tahan veel natukene seda sinu edukuse koodi siin lammutada läbi selle sinu näite, mida sa rääkisid. Väga lahe. Sa nüüd praktiliselt kirjeldasid seda enda number 3 väga hästi ja number 5. Ma ütlen siinkohal siis Elise edukuse kood oli 11351. Mida tähendab number 3? 3 on loovus. Ja ütleme kõige laiemas mõistes ja mis tegelikult 3 veel annab siis Elisele juurde ja sinule ka loomulikult, kellel sul on see 3 seal, ükskõik kus kohas sul on edukuse koodis 3, tähendab seda, et
sa peaksid seda nagu edasi andma, seda teadmist, seda oskust, mitte ainult endale jätma, et mida tihtipeale kolmega on see, et sa nagu tead, nii nagu sa ütlesid, sa tegelesid naistega, mingite iluteenustega, eks ju, kolmele väga hästi sobib, kuna ta on sul veel keskel, see on siis ametite nagu number ka. Ma nüüd natuke viskan seda numeroloogilist mõtet siia jah. sisse, et siis sinu puhul see täiesti toimis ja muidugi kolm on loovus, ehk siis see tähendab ka seda, et sul on ka intuitsioon, sul on inimeste tajumine, mida rohkem sa nendega ju teed, siis energeetiliselt sa juba hakkad tajuma seda. Ja mis sul see number 5 ehk siis on elude number ka, ta on 4. number sul siin edukuse koodis, viitab sellele, et sa tahad teada, et aga miks see asi niimoodi on, siis sa lähed jälle õpid veel juurde, nii nagu see sinu podcast'is me ju rääkisimegi seda, et sa õpid ja õpid ja õpid. Et mis 5-l on vaja teha, on see, et sa juba tead nii palju asju, 3 ja 5 pluss, 3 ja 5 kahekesi koos ütlevad, hakka seda edasi andma, hakka seda edasi andma. Mis 5 vahest teeb sinuga või teiega ka, kes te nüüd olete siin kuulajad, et kommenteerige. Kogu aeg on tunne, et ma pole veel valmis. Äkki, no üks asi veel, vaata, vot mul on selline tunne, vot ma pean selle õppe ka veel juurde võtma või siis noh, mida iganes. Aga see on nagu nii vinge kuulata, et kuidas sul on kuidagi üks asi viinud teisele, siis see ja teine ja mida iganes ja siis seegi, mis ma tahtsin ütelda, ilma kokku leppimata sinuga. aga ma ütlen siis kuulajatele, et see sünnipäev on 19. Miks ma seda toonitan, on see, et 19 kokku liites on üks, on ju, siin võiks väga hästi klassifitseerida, et sa kuulud gruppi number 1, aga 1 pluss 1 ja 9 ei ole tavaline 1. 9 annab sulle hästi hea inimese tajumise sinna. Ehk siis see on väga vaimne number, see on nagu, kui vaadata 1-9 seda skaalat, siis sul on just esindatud see 1 seal sünnipäevast, nüüd räägin ainult sünnipäevast. 1 ehk siis see, et nii, vau, huvitav, lähen ja number 9 annab selle vaimsuse, selle tuuma sinna sisse, oot-oot-oot, see on huvitav, aga mis seal veel nagu, mis seal ridade vahel on pandud, mis seal 2 koma vahel veel on. sellest ühest sõnast saab teha nagu suure teadvuse või teadmise ja siis seda sa nagu otsidki. Ja see, mida ma tundsin siin mitu korda ära, mul isegi seda põlvede juurest nüüd külmavärinad mitu korda silitasin siin jalgu ja mõtlen, et täitsa lõpp, kuidas sa räägid. Teie, kallid kanali jälgijad, kes te olete pikka aega siin juba olnud, te olete ju kuulnud, kui ma räägin, et mis on naiselikud numbrid, mis on mehelikud numbrid, eriti edukuse koodis. Siis Elis rääkiski seda, et kuidas me oleme praegu, noh, enamus naisi, nii nagu ma viskan nalja ikka, et nõukogude naine peab kõigega hakkama saama. minul täpselt samamoodi see, me just enne seda, kui me panime salvestama, siis Elisega rääkisime seda keha tunnetusest ja kuidas keha nagu reageerib, kui midagi on vastikut, kui sa ei taha, et me lihtsalt ise streigime selle vastu, et aga tegelikult keha kogu aeg räägib meiega. Et just see, et kuidas sina siis tood läbi oma selle meetodi naised nagu kehasse, see on see, mida me tihtipeale, vaata, ma rääkisin ka kunagi kuskil sellist asja, et anti väga hea nõu, kuidas toitumisega hakkama saada. sööd ja siis sa kuuled, mingi hääl hakkab rääkima su kehas. valmis, ei ole vaja rohkem. aga mis me teeme, et mis asja, mis sa ütlesid? Nagu ei hakka isegi seda rääkima, sa ei hakka isegi küsima oma keha käest. paar korda tunned mingit, et krõks, nüüd on kõht täis, aga ikka paugutad edasi täiega. ja see on seesama, mis sina just praegu nii hästi räägid, kohe ma lõpetan et räägi, see on nii huvitav, et sa ütlesidki, et sa jõudsid sinna meetodisse, et kuidas nagu keha rohkem kuulata, kuidas naisi rohkem nagu maa peale tuua või oma kehasse tuua. no see on see koht, mis mind ka väga kõnetama paneb. nii, eeter on sinu. ja just see koht, et sa ütlesid, et mingi hääl hakkab rääkima, onju. Paljud naised ei kuula isegi seda, et mis on võib-olla, mis ma nagu alguses naistel nagu üritangi nagu luua, ongi see, et esiteks nad oskaksid juba tähelepanu enda kehasse panna, see on esimene asi, siis teiseks ma loon niisuguseid väikseid kehapraktikaid, mida nad saavad igapäevaselt teha, kui ongi mingi stressiolukord, kus nad hakkavad trigerduma või nad ise tunnevad ära, et nad trigerduvad ja kohe on plahvatamas, on ju. Siis võtta ise see nagu vaikuse hetk korraks või selline nagu pikendada seda taju. Me räägime sellest ka seal Go Revolutionis, me pikendame korraks seda reageerimistaju ja me siis selle pinnalt saame minna siis väljendama midagi. Ehk siis mitte, et me surume nüüd selle reageeringu maha, on ju, aga me ei lähe seda teist kahjustavalt nagu väljendama, pigem nagu tuleme endasse
ja siis kogeme, mis me siit nagu teha ise tahame ja mul on olemas see tööriist, teine ja kolmas tööriist, kuidas seda siis endas maandada. mm, Ja maandamise maatriks on ka üks hästi oluline aspekt. Paljud inimesed ei tea, mis see maandamine üldse siis tähendab. No kõige lihtsamas plaanis see ongi tegelikult see, et ma oskan iseenda tunnetega olla ja seda maandada. Ehk siis ma annan päris mitmed nagu praktilised harjutused, kuidas siis ennast tõesti maandada stressiolukordades. Et me kipume ikkagi ära põgenema siis, kui on väga-väga ebamugav arvutisse, ekraani, kellegiga rääkimisse. Mul endal on olnud hästi nagu omane, kui minus on olnud nagu mingi trigger, midagi toimub ja ma lähen seda siis kohe kellegile väljendama. Aga mis sa teed, on tegelikult siis see, et sa kuidagi maandad läbi selle, et sa lähed kellegiga nagu rääkima, on ju, mis teinekord võib nii olla, et teine pole valmis üldse selleks, on ju, et sa pead esiteks küsima seda, kas teine on valmis, on ju, aga kõigepealt hakata tajuma, mis sul toimub. Ehk siis selline eneseteadlikkus ikkagi ja seda eneseteadlikkus sellises kodukeskkonnas, kus mina kasvasin, seda ei olnud. Ja nagu ma enne mainisin, mul oligi selline mul hetkel ka on ema, on ju. aga meie suhe on nüüd väga hea. Et ta oli nagu sihuke rapsiv ja rabelev ja mina olen olnud just teise natuuriga kogu aeg proovinud ennast kohale tuua, maanduda, teha meditatsioone, kehapraktikaid, et olla rahulikum ja ta märkab seda. Mu tütar on nii rahulik. Ma maininud seda, et see on nagu huvitav, et tema nagu ka näeb seda. Aga mis ma ennem tahtsin mainida veel selle kohta, kui sa ütlesid, et ma tean palju ja ma ei anna välja, tõepoolest, mingi periood oli tõesti selline, kus ma ainult lugesin, võtsin kursuseid, mul oli tohutu virn erinevaid eneseabiraamatuid ja kõiki igasuguseid. Lugesin, aga endal oli tegelikult tühi tunne sees, sest ma ei andnud välja. Ja kui oluline on tegelikult anda endast ikkagi mingisugune info välja, mida sa oled ise nagu läbi, kes integreerinud või läbi söönud nii-öelda, et see annab sellist rahulolu tunnet endast, et ma annan välja, et muidu see jääb sulle siia nagu sisse nagu seisakusse ja kopitama nii-öelda, et hästi oluline on tõesti anda välja, sest praegu ma tunnen nagu palju rohkem rahulolu tunnet kui varem, kui ma mingeid infosid võtsin, on ju. Aga täna ma üldse väga nagu tegelikult nagu info tarbimist võtan väga nagu tasaselt, sest seda on varasemalt olnud palju ja ma pigem vaatan, mis mu keha tõmbab. Et täna ma vaatan, ma ei pea tervet raamatut läbi lugema, mind huvitab sealt üks peatükk, siis ma loen selle ära, vaata. Et just, mida ma ise täna õpin, on läbi iseenda intuitsiooni ja kehaga suhtlemise kaudu luua enda elu. Ehk siis ma arvan, et see on meil naistel sihuke õppimiskoht täiega. Meil kõigil on see kontakt olemas ja see tarkus, see 6. meel, see joondus, et sellest ma ka seal nii-öelda tuleval ka kursusel räägin, et kui oluline on sellest juhinduda ja sealt hakkabki tegelikult kogu see rahulolu tulema. Minu see kursuse pealkiri on ka, et pingetest siis vabaneda ja rohkem kergust ja vähem ülemõtlemist. Aga kõik tulebki lõpuks, see alge on ikkagi nagu see joonduse koht, et me lähtuks läbi selle ja me oskaksime ise ennast maandada, me kuulame oma tundeid, me suudame neid ära hoida enda jaoks. Me kogu aeg ütleme, et teine ei oska meile ära hoida või me kaaslane ei oska meile ära hoida meie tundeid, aga mida see tegelikult tähendab? Kas sa ise oskad vaata neid enda tundeid üldse nagu ära nagu maandada, on ju? Et meil on hästi palju ootusi nagu teistele väljast poolt, mis ka mul oli jälle väga omane, et hästi kõrged standardid ja värki, aga kõigepealt vaadata ka jällegi, kas minus on need kvaliteedid olemas, mida ma teiselt nii-öelda nõuan.
ja siis kuidas ka enda elu energiat aktiveerida, ehk siis paljudel on kõik sellised energiad ja emotsioonid nagu blokeeritud kehas, siuksed nagu mõned on siuksed Mhm. kanged nagu. Ja siis on hästi oluline teha erinevaid harjutusi just selliseks keha vabastamiseks ja eluenergia nii-öelda raputamiseks. Ja kindlasti raputamine ongi tegelikult üks harjutus, mida me nagu teeme. Ja kuna minul on olnud alati selline äh, füüsiline ja kehaline kontakt nagu üsna hea. Et ma olen aru saanud tegelikult läbi selle teekonna ka, et meil on naistena tegelikult kaks kehakontakti, et üks on siis see, millest ma just rääkisin, see intuitsioon ja see kehatarkus ja kõik see. Ja teine on siis selline nagu füüsiline, see painduvus, liikuvus, kuidas ma Mhm. suudan oma keha liigutada, onju. Ja mis toob ka siis just sellist naiselikku, sensuaalsemat poolt välja. Ehk siis ma räägin väga palju ka Liliti arhetüübist. Liliti arhetüüp on selline ühiskonnas jälle alla surutud, maha surutud, sihuke pahaks ja halvaks tehtud, aga mulle just meeldib tema see metsikus, tema see ürgne pool, et ma lähen selle järgi elus, mis mulle nagu on oluline ja ma julgen minna ja et ma ei karda, mida teised arvavad ja selline hästi nagu elujulgus, mis temas selles arhetüübis nagu on. Ja siis me teemegi nagu naistega sellise sensuaalse Liliti tantsu siis kursuse lõpus ka. Et, äh, et jah, siuksed teemad on minu jaoks nagu olulised ja mõtlen, kas midagi veel, ahah, ja et mida mina arvasin, kui ma käisin erinevatel breathworkidel ehk siis hingamisruumides, kongitubades, helirännakutel, ma mõtlesin, et ma tegelen iseendaga. Ehk siis nagu ma mõtlesin, et minu mingid, ma ei tea, reageeringud võib-olla muutuvad või ma muutun rahulikumaks või nii edasi. Seal võib olla mingi mõju, aga tegelikult hästi oluline on see personal reaction patterns ehk siis isiksuse reaktsioonimustritega töö. Et väga paljud ka tegijad lõpuks ongi see, et kes on siis teevad neid hingamisruume ja nii edasi, siis lõpuks nad leiavad ikka, et tuleb iseendaga tööd teha, ehk siis, et ma soovin teha nagu nendega on ju tööd. Ehk siis seal Co-Revolutionis me tegelikult räägime ka nendest arenguegost, nendest, neid on 5 reaktsioonimustrit, mis kujunevad siis läbi erinevate eluetappide ja erinevate arengufaaside meie elus ja kuidas need siis takistavad või piiravad meie nagu olemust või meie nagu sellist realisatsiooni meie elus, mis me tahame luua siis nii-öelda. Et kui need toodi lauale seal selles õppes, siis mul nagu oli, sain enda kohta lihtsalt nii palju teada. See oli nagu äge. Kui pikk see koolitus oli siis see, kus sa siis osalesid ja mida sa nüüd ise praktiseerid? Ähm, Tegelikult ta nüüd lõpeb selle aasta juunis, ehk siis ma lõpetan ta nüüd sellel aastal. Mm. Ta kestis 3 aastat. Äh, jah, ta üks välismaa lektor Californiast käib Eestis tegemas neid mooduleid, ehk siis iga aasta on siis 3-4 moodulit ja siis me teeme väga intensiivselt 4-5 päeva kehalist tööd koos grupiga. Mhm. Et, Ma saan aru, et sa et läksid jah. eelkõige sinna iseendaga nagu tuttavaks saama, eks ju, ja siis vähemalt ma arvan seda, sellepärast et see number 5 on ju, tead, ma imetlen sind, Elis, kui sa praegu kogu aeg räägid, ma kogu aeg imetlen, mul ei ole number 5. Siis ma mõtlen see, et okei, mul on see oma Youtube'i kanal ja, ja mina räägin selline, nagu saad aru, kogu aeg räägin niimoodi, kas te ei saa aru, see asi on nii on ju, no umbes niimoodi ma räägin seda asja. No te, kes te siin minu kanalil nagu pikalt olete, siis ka kommenteerige, kuidas teil tundub. Eriti mu lähedased saavad üldse nagu otse näkku kohe, ma ütlen, et su number on see ja sa pead niimoodi tegema. Tee.
kuidas sina räägid, kallis naine, kellel on 3 ja 5, saad aru, kõrvuti, nagu teate, kaardimoorid ütlevad, tarokaartide need ennustajad või nii, siis nad ütlevad, väga oluline on, mis kaardid on kõrvuti. Ma olen ise ka tarokaarte lugenud kunagi ja siis sinul, kui lahe sümbioos on, sa räägid sellist, ütleme number 5, kellel on edukuse koodid, siis nad oskavad keerulisi asju rääkida nii nagu omadega ja nii ilusti, saad aru, ja 3 annab sellise nagu merelaine sinna juurde, teate, selline nagu sümfooniat kuulad, selline nii ilusti räägid ja kõik see selles suhtes ka mind väga isiklikult puudutab, et see, mida ma kuulasin, siis ka ongi hästi palju praktikaid ja mul on käinud podcast ides ka külaliseks, kes teevad neid konstellatsiooni, kes teevad hingamisi, erinevaid asju. ja minu meelest on väga vahva, et on, kes teevad ja kes oskavad neid edasi anda. sest meil on kõigil, mina ütlen jälle numeroloogiliselt sünnipäevade järgi, meil on praktiliselt igalühel see oma vajadus, mida me täpselt vajame. aga see, mida sina ütlesid, Elis, väga hästi. Ja muidugi, mis ma tahan ka muidugi küsida sul kohe ka järgmiseks, et see, et inimesed, me peame kõik ise tegema endaga tööd, mina ju täpselt samamoodi, et, et näiteks see, et tegijaid on hästi palju, aga see, et milline tegija sulle kõige rohkem sobib, siis jällegi siin tuleb mängu see kehakeel. sa pead ju tunnetama, oo, see konstellatsiooni tegija ongi, ma tunnen kohe nagu tõmmet sinna, ma lähen sinna. see tähendab seda, et selle tegijaga tekib sul juba selline hingeline usaldus, sa lähed sinna tegema iseendaga tööd. mitte sa ei lähe sellepärast, et sõbranna ütles, et kuule, see koolitus on jumalast lahe, davai, lähme. ja siis sa istud seal nagu munk on ju, no mitte munk on vale sõna. väga vabandan, aga umbes see, et istud niimoodi, et no vaatame, mis siit tuleb, vaata, no mungad on tavaliselt avatud, eks ju, sellepärast ma siin vabandan. aga see sinu jutt täpselt samamoodi, et sa oled käinud siin, sa oled käinud seal, sa oled erinevates kohtades käinud, aga see, et kui sa ikkagi iseendale ei teadvusta, et sina oled ju see, kes endaga tööd peab tegema, siis mitte midagi nagu eriti ei juhtu. me kõik hõljume ja me oleme kuskil, me teeme neid asju läbi, aga see, et võtaks veel ühe asja, aga ega see kõik need uued asjad ei aita sind enne, kui sa iseendaga tööd ei tee ja see sinu koolitus, mis sa nüüd ise oled kohe-kohe valmis ja ma saan ka aru, selleks, et ise teadlikult valmis saada, siis peabki oma seda teadmisi kogu aeg edasi andma, nii nagu mina kannan numeroloogiat, ma õpin ka ju kogu aeg seda. mul on ka teatud kursused, mida ma võtan, aga selleks, et saada ise veel rohkem siin info sees olla nagu tugev, peab kogu aeg seda infot edasi andma. ja ma olen nagu väga õnnelik selle üle, et kuidas sa ka räägid, et sa oled loonud mingi projekti, mitte projekti, programmi, kuidas sa saad naisi nagu ka edasi aidata, samas oled sa juba endaga mingi 3 aastat vähemalt tõsist tööd teinud. sa tead juba enda keha najal nagu nii hästi, kuidas sa saad, noh, mis asjad võivad trigerduda inimeste sees ja jah, mul tekkisid sellised nagu karjuv vajadus siin vahepeal seda kommenteerida, aga jah, et selles suhtes, et see on koolitus ja siis tegelikult küsimus, mis ma tahtsin ütelda, et sa tegelikult ju ootad ju ka sinna või kursuskoolitus, eks sa siis ütled täpselt, mis asi see on. aga sa ootad ju tegelikult sinna kui inimesi, kes on valmis ju endaga tööd tegema. mitte see, et mingi punt sõbrannasid tulevad, vaatame, mis siit tuleb, eks ju, et mitte midagi selline lähenemine. no ma arvan tegelikult ja Eestis nagu koolitusmaastikul on päris palju seda, et inimesed ostavad endale mingisuguse kursuse, aga tegelikult kui see on online kursus, siis kuidagi ikkagi ei leita seda motivatsiooni lõpuks, et see läbi teha ja ise praktiseerida ja võtta nagu rämedalt kasutusele. võtta nagu kasutusele ja et nagu et tehagi läbi endaga, et vaadata, et okei, ma võtan nüüd selle, et vaatame, kuidas see minuga teeb, et tihtipeale nagu kuidagi toimub see äravaibumine, et noh, me saame aru, elu tuleb vahest ette, on ju, aga noh, materjalid jäävad kätte, et saab ikka veel ju teha neid edasi. et selles suhtes küll ja ma kindlasti jah, tahan inimesi, kes on vastutustundlikud, võtavad vastutuse iseenda eest ja tahavad enda seisundit elukogemuse näol paremaks muuta, et tahavad olla need naiselikud, intuitsioon lahti, avatud ja sellised rahulolevad enda keskmes naised, et ma arvan, et seda me kõik soovime. väga palju tagasisidet noh, tuligi,
et justkui on kõik hästi, aga ikka tunnen ennast nagu väsinuna, ikka on pinged, et need pinged on hästi mitmetahulised. Minul, miks ma tegelikult, kuidas ma selle kehapsühhoteraapia leidsin, on ka tegelikult oma nagu story seal taga, et mul oli tõesti väga palju pingeid kehas ja erinevad need kehatööd ja muud tööd, need tegelikult kus ma siis tollel ajal käisin, mingis plaanis aitasid, aga mitte täiesti, on ju, ja minul oli ka tegelikult, ma arvan, mingi aasta enne, kuskil seal esimesed aastad, kui ma nagu podcast'i alustasin, selle esimese aasta sees oli mul hästi suur pressure, et ma pean ennast kiiresti ära tervendama, mis tähendas, et ma ei võtnud seda vastutust, ma ei teadvustanud, vaid ma läksin kogu aeg erinevate inimeste juurde, on ju. Et see võib aidata mind, see võib aidata just seda, mis sa ennem kirjeldasid. Et see võib aidata, et olingi niisugune ummisjalu, et palun nagu päästke mind umbes. Ja no mis juhtus, oligi see, et said aru, et asjad ei juhtu, on ju, ja see muutus ei tule selliselt. Ja siis proovisid, ma ei tea, veel kolmandat pidi ja teistpidi, kuniks siis lõpuks elu kuidagi hakkas siin jõudma keha juurde ja vot mida rohkem ma tegin, tulin lõdvestusse, aeglustusse, leidsid endale turvalise terapeudi, keda usaldasid, kellega said minna nagu täielikku lõdvestusse, sest et kui meil on vaja turvatunnet naistena, et me suudaks minna nagu täielikku kukkuda nagu sellesse lõdvestusse, terve kehaga, on ju, et iga keharakk on nagu peaaegu lõdvestunud, et neid kogemusi kogedes ma sain aru, et oh my god, siin on nagu hoopis midagi muud naiseks olemise juures ka olemas, mitte ainult nagu pinges nagu mingi sihuke robot, on ju, ja no tegelikult kui robotit ka mainida, siis tegelikult meie ühiskond muutub üha tehislikumaks, üha rohkem AI-lisemaks ja sellist keha ja hingetööd on ülioluline teha sellel ajal. Et me ise oleksime jõulised ja ei muutuks ise tehislikuks, ehk siis me hoiaksime oma hinge, et hingelisust üldse, et see on hästi nagu oluline, eriti kui näha, kuhu suunas see maailm siin liigub. Et ma olen täiesti selles osas sama meelt, et ma olen ise jälginud seda, et ma olen hästi sinna, nagu osad räägivad mulle ka, natuke kiitlemise hetk on nüüd see, aga et kuidas sa kõike jõuad, siis mul on sellised numbrid sees edukuse koodis, mis panevad mind kogu aeg nagu rauda saagima. Aga noh, siis selles suhtes ma kogu aeg jooksen ja tihti, mis nagu juhtub, et jooksen ära ja siis ma jään haigeks. Ma olen üliharva haige, aga kui ma olen haige, siis ma olen korralikult, kord aastas niimoodi, et nädal aega ma tahan ainult magada. Ja siis ma saan aru, et kurja, seda saab ju alati ära ennetada, vaata. Ja see, mida ma nüüd olen mingisugune siin aasta otsa praktiseerin, mulle väga meeldib. Ma ärkan hommikul vara ülesse ja siis ma lihtsalt olen. Ja raadiost tuleb mul selline Easy Fit on selline kanal meil Soomes, kus tuleb hästi rahulikku muusikat kogu aeg. Ja siis ma lihtsalt olen ja mõtlen ja siis ma mõtlengi, et täitsa pekkis, kuidas see aitab. Mul ei ole nüüd üldse mingit haigusasja tulnud peale, seepärast et just see, et hakata nagu ennast ka nagu selles suhtes nagu kuulama, et pole vaja kogu aeg tormata. Muidugi nii kui kell lööb mingi 8, see on nagu Tuhkatriinus või mis filmis see oli, vaata, kontsakingad kaovad ära ja siis tulebki, ma ei tea, mis. No saad aru, inimestel ongi see, et kohe kiire. Ja siis sa pead nagu lihtsalt leidmagi selle, et ei olegi vaja kogu aeg kiirustada, et kuidas sa ütlesid minu meelest nii hästi, aeglane on parem või kuidas, mingi asja sa ütlesid kuidagi, kas aeglustada on parem või see, et kuskil kohas sa rääkisid siis, kui ema vaata on imestanud, kuidas sina nagu nii rahulik oled. No, ja no ma rääkisin sellest taju on ju aeglustumisest ka, aga jaa, et aeglustumine on oluline, et ei pea rapsima, see on naiselik jällegi kvaliteet ja me tegelikult, ma arvan, tänapäeva ühiskonnas ei teagi, mis tähendab see olemine või et me ei oska väärtustada seda olemist. Et mida see nagu olemine siis on ju. Ja eks endalgi on raske olnud ja eks ma ise ka nagu nii-öelda teen vigu, vaata, sa ütlesid, et sa jäid haigeks siin. Noh, ma ise olen ka läinud üle oma piiri ja ikkagi elu
paneb sutsaka, onju, jah, et see ei ole see, et ma olen ka see täiuslikult nüüd kuidagi valmis, vaid need teemad lihtsalt on minu jaoks kujunenud väga oluliseks, sest et see paneb minu jaoks selle tervikpildi nagu kokku, et et ongi üks osa see arenguperiood, millega tuleb tööd teha, teine osa on see, et ma olen naine ka ja kuidas ma hoian siis seda enda naist nagu elus ja säravana, on ju, et kogu see komplekt kokku, et jaa, kuule, aga ma küsiksin ja hästi vahepeal nii, no nii, jah, kas sa räägid või mida? Hästi okei. oluline. ei, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et hästi oluline on ka, et kui sa mingil hetkel toon sisse siia enda elukogemust sisse, et kui ma nagu tundsin, et ma ei saanud seda nagu armastust ja hoitust ja hoolt nagu oma vanematelt, siis see lein seal, ma arvan, et see lein kestis mu kuskil 10 aastat, Mm. et sellest nagu välja tulla. aga et see on oluline läbi kogeda, Mm. et selle leina all on hoopis suurem sügavus ja see teine pool seal on see, et sul on võime, palju suurem võime nii-öelda aga armastust vastu võtta ja sa tajud ja sellist empaatiavõimet on sul oluliselt rohkem, kui sa selle läbi integreerid selle leinaga seal. Et meil on valu ja meil on rõõm, on ju, et kõik on sellised kaks tasakaalus. poolt. Jaa, Jah. see on selles suhtes, et tead, kui huvitav, numeroloogiliselt tuleb kui ma teen sünnikaarte näiteks hästi paljudes kohtades tuleb see välja, et kui sul on veel mingeid valupunkte või see lapsepõlve valu leinamata jäänud, et siis see tuleks nagu läbi töötada. Sa praegu nagu nii huvitava koha peale astusid, mul läks üldse meelest ära, mis ma enne tahtsin siin ütelda. aga see, et me tihtipeale ei oskagi seda teha ja see on üks asi, mis hoiab hästi paljusid meid näiteks kinni selles, noh, mina ütlen oma sõnadega, selles hirmus, kui mina numeroloogina ütlen, et sul on sellised võimsad numbrid, hakka minema, vaata, tee. aga tegelikult, kui inimesel on see läbi töötamata hirm seal lapsepõlves, mida me tavaliselt tihtipeale teeme, on ju see, et siis mul oli niimoodi, siis mul oli niimoodi, siis me oleme siin juba aastates 50, 55 ja me ikka räägime seda ühte ja sama asja. Et Juttu. minu meelest see on see asi, mis näitab, et kui sa ei oska ise sellega hakkama saada, siis küsi abi kuskilt, aga see tuleb läbi töötada, sellepärast et see jätab sul nii palju asju elus katsetamata ja tegemata, kuhu tegelikult sinu hing minna tahab. ja miks me inimestena jääme haigeks, miks meil tekivad probleemid suhetes, see on minu enda nüüd numeroloogiline selline tähelepanek asjadest ja ennast ka analüüsides. Mhm. see on ju kõik see, et me ei ole nagu läbi töötanud neid asju. Et Jah. väga huvitav, kas see leina osa on see, millega sa oled ise nagu oma elus nagu ennast läbi töötanud või see kuulub ka sinna mingis osas sinna programmi, millest sa nüüd oled meil siin rääkinud? No programmis Seda sa seal ei seal me ei puuduta. võta nagu seda niimoodi selliselt läbi. Kuna tegu on 4-nädalasega, see on natukene pisikesem programm praegu, mis tuleb jaanuaris, aga on plaanis siis ka 8-nädalane, mis tuleb kevadel ja see tuleb tõesti nagu sügavam. Mm. ja et äh, See tuli täitsa lihtsalt eksprompt mõte selles suhtes, et või küsimus, see tuli nüüd praegu meil nii päevakorrale, et ma ütleksin, et teie, kes te siin kuulate praegu kanalil ja nüüd lihtsalt Elisega tuli eksprompt minul see mõte, seepärast et seda inimesed väga vajavad, seda nagu läbi töötlemist ja teie, kes te olete juba teinud sellega tööd, andke võib-olla ka vihjeid, kuidas te olete ise, kas olete ise hakkama saanud, kas olete kuskilt abi saanud või teie näiteks ka terapeudid, psühholoogid, mida iganes, coach'id, kes te siin praegu kuulate, võib-olla puhtjuhuslikult sattusid siia sellele videole, siis ka kommenteeri ja pane näiteks ka mingid omad teenusedki kuhugi siia ülesse, kas kommentaaridesse, kommenteerides, et aidakem üksteist, sellepärast et igaüks leiab nagu mingid omad meetodid, omad kohad, kus kohas. aga kui sa nüüd ütlesid, Elis, seda, et kui sa nüüd 8 nädalast hakkad tegema, kas, no see, sa ütlesid, et millal see hakkab? see 8-nädalane tuleb ilmselt aprillis. mida see puudutab, see oli nii huvitav, me sellest enne küll ei rääkinud, aga äkki sa räägid Jah. sellest ka natukene, päris huvitav. No ma märtsis teda kindlasti lihvin, on ju, aga seal tuleb siis kindlasti paar külalisesinejat ka. Ja
ja seal võtaksimegi lahti rohkem neid alateadlikke mustreid veel ja just seda arenguego kohta ja siis võtaksime nagu mõtlengi võib-olla sellise päriselu kohtumise peale ka, et teha nagu seda Liliti tantsu siis koha peal nagu, et see tuleks võimsam. Ähm, ja ja just selle intuitsioonist lähtudes ka, et sellist kehatööd ja sensuaalset olemist tuleb rohkem veel, sellist Jaa, tantsimist. kuule, aga siis äkki räägiksin natukene sellisest asjast, et sul on nüüd üks tore koolitus hakkamas või mis see, ma ei tea, kursus äkki või kuidas seda nüüd ütelda, see on vist pigem kursus, eks ju? või, Jaa, see või on me, 4-nädalane kursus. jah. Esimene nädal on siis maandus, kus me teemegi maandumispraktikaid, räägin natukene kaassõltuvuse siis sellistest maneeridest. Miks ma sellest räägin, ongi see on täpselt see koht, kus me ennast ei kuula. Ehk Mhm. siis see ongi see, kus me ennast pisendame, me paneme teised ettepoole, need on kõik need äraõpitud käitumismaneerid lapsepõlves ja mina olin kindlasti üks kaassõltuv inimene, kus ma alati kohandusin, ma olen super hea kohanduja. Et ma ei kuulanud iseennast, ma alati noogutasin, teine teadis rohkem, teine teadis paremini, on ju. Siis mis see kaassõltuv veel teeb? No ta selles mõttes panebki teise alati kuidagi pjedestaalile ja iseennast nagu unustab üldse ära seal kuulata, et kuidas ta nagu tunneb. Ma tahan siia vägisi ühe asja praegu ütelda, siis seesama kaassõltuvus on üks väga suuri asju, mis numeroloogiliselt tuleb välja. Mul endal on ka ja teate, see on number 15. Tahtsin nii hullult ütelda seda, kes vähegi saab aru, millest ma räägin. meil on siin väga palju, kes on saanud juba analüüse ja ma räägin seal ka alati sellest kaassõltuvusest. teate, teeksin vähe sellise asja, sa kohe jätkad, Elis, küll, aga see on nii Mhm. oluline asi, mis sa praegu ütlesid, millega tegeleda. Seda jälle, mul tuleb külmavärinad kohe peale, seda mu keha ütleb, et Merike õigust räägid praegu. Ma olen hakanud aru saama, et kui ma väga erutun seepärast, et see on nii oluline, et ma olen ise kaalsõltuvuses olnud, jumal küll, väga pikalt, ma arvan, et vist kogu aeg. No isegi koerte suhtes ma olen kaassõltuv. ma panen alati neid ette. aga jaa, et teate teie, kes te kommenteerida ei taha, aga te tundsite praegu kaassõltuvuse sõna pealt ennast ära, pange lihtsalt kas süda või mingisugune märguanne kommentaari, see on ka hästi oluline. Jätka palun, see oli esimene nädal, kaassõltuvust Mhm. puudutav väga oluline teema. Jaa, ja siis ma annan mingeid töölehti ka nagu täitmiseks, natukene enda reflekteerimiseks. Teine nädal on siis närvisüsteem puudutus, kui suur osa on sellel, kas me oleme saanud piisavalt puudutust või mitte puudutust lapsepõlves ja kuidas see kujuneb siis edaspidi, kas me tahame, et meid katsutakse või me ei taha üldse, millest see oleneb ja ja kuidas siis ennast jälle, enda närvisüsteemi tuua regulatsiooni ja ennast puudutada ja kuidas see nagu mind kogema paneb ja kas ma olen üldse selleks aja võtnud, kas me üldse ennast puudutame, on ju. Tegelikult on see, et märkame üles, teeme oma automatismi pealt need nagu nagu põhined nagu harjumused ära, on ju, ja siis ega väga ei tule meelde, et võiks ka tegelikult naiste puhul eriti oluline tegelikult rinnamassaaž, on ju, et ma ei tea, kui palju me seda üldse teeme, on ju, et ma ikka endale ka eriti kui näiteks duši all ikkagi püüan meelde tuletada, vähemalt seal, kui muidu ei tule, on ju, et kõik sellised teemad ja siis kolmas on elujõu teema, et me tunneme enda elu pulsatsiooni iseendas ja oleme nagu natukene vaikuses, pluss me siis teeme ka raputamisharjutusi ja räägime üldse eluenergiast kui sellisest ja siis 4. nädal on voolavus, toome naiselikku olemist sisse, teeme väikse tantsu, räägin Lilitist ja lõpus jah, teeme siis selle Liliti tantsu ka, et mega huvitav. tuua välja endas seda ürgset
naiselikkust lubada endal see välja tuua, sest et me oleme selle endas nii-öelda maha matnud. Ja miks me mm, seda oleme, sest see on ühiskonnas olnud mhm. tabu, on ju, või kuidagi, et see ei sobi, on ju. Aga tegelikult see on see naise väekuse koht. See on täpselt see, et siin olen mina oma olemuses sellisena, nagu ma olen ja ma julgen minna elus nende asjade järgi, nagu ma soovin ja minu sensuaalsus ja seksuaalsus on ka siin vastu võetud ja kohane, on ju. Et see on niisugune nagu hästi suur nagu väekuse koht ja See kõlab hästi uhkelt selles suhtes, et mul käis miljon mõtet kohe peast läbi. Eriti siis need naised, ega mõte jookseb, et selles suhtes, et kui need naised tulevad nüüd sinna kursusele, siis mis juhtub Mhm. nende naistega? See, et nad hakkavad tundma ennast, et nad on tegelikult olemas ja kui uhke ja hea on arvatavasti neil iseendaga olla koos. Ma räägin, tead ka jälle tihtipeale inimestele üldse, ka meestele ja naistele seda, et oma keha tundma õppimine on kõige olulisem, et alustada lihtsalt tavalise peegliharjutusega endale silma vaadata ja vaadata, kui ilus su silm on. Ja siis sealt juba edasi võtta, tead, jupp jupi kaupa enda näoga tuttavaks saada, mis üldjuhul inimesed teevad väga kähku lihtsalt meik näkku tuld, on ju, mis mehed lihtsalt natukene harivad juukseid, lähevad juba minema, aga see, et ta vaataks, et ta on iseendaga hommikust õhtuni koos, et seda nagu ei ole ja siis lõpuks jõuda juba poole keha peegli juurde ja siis täiskeha peegli juurde ja siis nii edasi, eks ju. Ja me oleme iseendaga hommikust õhtuni koos ja me unustame oma keha niivõrd ära, Mhm. et see on nii kuldaväärt asi, mida sa teed. Et ma kujutan ette, et need naised, kui nad selle läbi teevad, siis peale seda, mis juhtub nende kodudes arvatavasti see, et mees vaatab, et vau, sa oled nii ilus. Kohe ma kujutan ette raudpolt see, et kui me hakkame iseennast rohkem armastama, siis hakkavad ju teised ka sind tagasi armastama veel rohkem. Isegi kass, kes kräunus, hakkab ka teistmoodi nurruma võib-olla. No see on lihtsalt niimoodi, et Jaa. see on nagu nii võimas, mida sa teed, seepärast et kui sa nüüd ütlesid ka juba tõid ära need nädalate kaupa need teemad, siis see on nagu tead vaikselt, igaüks saab vaikselt oma neid kinniseid lukke hakata lahti keerama ja sealt avaneb hoopis mingi, mulle meeldib hullult see sõna lilid. Kas No lilid on just, mingi planeet või? ja me tuleme kõik ju erinevast kohast ja me oleme kõik väga unikaalsed ja me toimimismehhanismid ja ongi need, kuidas meile mingi teadlikkus tuleb, tegelikult on ju nii erinev ja seal me siis noh, erinevaid nii-öelda energiavorme, erinevaid energiaid nagu teeme läbi ja kellele siis mis resoneerub, on ju, Mm. ja kellele mis aitab, et kindlasti saab eneseteadlikkust juurde, kindlasti saab igapäevaseks stressiolukordadeks väikseid kehapraktikaid, mida kasutada kiiresti, on ju, enda maandamiseks. Saad teadlikkust, kuidas olla võib-olla lihtsalt olemises ja olla nagu naisel, nagu kuidas kogeda ennast nagu veel naiselikumana. Ja kuigi see on muus olemas, aga miks ma siis ei koge kontakti sellega, on ju. Mm. Et jah. Mega, aga kus kohas selle kohta infot leiab ja kas sa kuskil Facebookis, Instagramis või ma ei tea, TikTok, Youtube, kas kuskil sellistes kanalites ka sind leiab? Ähm, ja Instagramis leiab minu nime järgi Elis Liivaru, aga mul on enda kodulehekülg ka elisliivaru.ee ja siis sealt e-poest tegelikult saab lugeda selle kursuse kohta Mm. ja seal on erinevaid makselahendusi ka, et nagu Mhm. jah, Kõik on võimalik. kõik Okei, on võimalik ja kas sa oled mõelnud ka sellise asja peale, nüüd avalikult küsin su käest, ma enne ei küsinud, et teha ka selliseid väikseid sutsakaid, mingeid postitusi, võib-olla sa teed ka kõike seda, aga natukene nagu naistele anda selliseid, ütleme nädalas korraga mingeid nipikesi, kuidas rohkem enda sisse, mida märgata, kas selliseid asju sa teedki seal Instagramis? Ma koduleheküljes? tegin, vahepeal tuli paus, on ju, ja täna mul on tekkinud mitu korda on tulnud, see uus aasta siin tuli, on ju, et hakata tegema selliseid reels'e, kus ma räägin millestki, et Mhm. teha nagu järjepidevalt siis mingeid reels'e, et ma võtan selle mingil hetkel kätte, mõtlen, kuidas seda täpselt teha, aga see on mõttes küll jah, et nii-öelda tulla siis rohkem välja, sest tõesti ma olen ka ennast väga palju peidus hoidnud ja oma Mhm. nagu teadmisi, võib-olla ma olen ise arvanud, et mul ei olegi nagu midagi teadmisi ja mul ei ole nagu midagi jagada, vaata, et need on need takistavad, ma ei tea, mis see on number 5 siis või? See on number üks ka, sellepärast number ühel takistab, tead, sellised asjad, teie ka, kellel teil number ühed on, siis te tahate lihvida asja nii
sellise täiuslikuks, et ma alles siis teen, kui see on nagu, vot see on täiesti nagu valmis. sa ütlesid nii kihvtilt, jah, vaata, ma küsisin, sul tuleb seal kevade poole tuleb ka mingi asi, siis sa ütlesid, et ma veel märtsis lihvin seda. see on täpselt see, ja, see on täpselt see number ühe ütlemine, see, et no jaa, ta on nagu valmis, aga siis minul puudub number ühtesid edukuse koodis. mina olen selline, et ma lähen, ma teen mingi asja valmis ja ma tean ise ka, et see päris valmis ei ole, aga ma usaldan seda, et kui ma hakkan midagi tegema, vestlusõhtutega täpselt sama, ma tean teemat, aga jah. ma usaldan, sellepärast et ma tean, et niikuinii täpselt nii ei lähe, nagu ma tahan. seepärast, et need inimesed, kellega ma juba teen neid asju, siis nemad oma energiaga juba hakkavad viima mind ju kuhugi veel edasi, nii nagu sinulgi selle koolitusega või selle kursusega, Ja, vabandust. et aga see on ja, nii armas ja miks ma muidugi küsisin seda ju avalikult, mitte selleks, et tekitada sinus mingit ebamugavustunnet, absoluutselt mitte. Teie kallid, kellel on edukuse koodis 3, vaadake, vot see pilti tulemine ongi see number 3. ja et ma vahepeal ei teinud, siis mina pole ju üldse pildis olnud, nii et ära tunne ebamugavust. ma tulin eelmine aasta seda ka, siis mul oli mingi kuu-kaks oli paus, sest ma arvasin, et ma olen kole, ma ei oska rääkida, ma ei tea üldse, mida rääkida. ja siis, kui ma hakkasin sellega tegelema, siis siin on võtmesõna järjepidevus, mis mulle üks mees ütles, kes tegeleb nende asjadega, ütles, et Merike, sa saad kõigega hakkama, kui sa oled järjepidev. ja. No tegelikult on enamus asjadega niimoodi, et olles absoluutselt. järjepidev, sellega tuleb kogemus, kogemusega tuleb enesekindlus ja siis sa enam üldse ei mõtlegi. Ja ma Mhm. arvan, et mul nagu podcastiga ka oli nagu sama teema, et tegelikult ma olin nii alla surutud. Mulle vanaema ütles, sa räägid siis, kui kana pissib, siis kui ja ema alati nagu, et mu sõna ei olnud nagu ei kuuldud ega väärtustatud ja siis oli minu koht seal, minu õppekoht või hinge sihuke nagu uplifti nagu tulla välja siis enda nagu mõtete ja enda eneseväljendusega ja see podcast saigi minu selleks kanaliks, et tulla siis rohkem välja ja hakata nagu rääkima. ja nüüd ma olen üle 100 saate kõiki teisi, onju, intervjueerinud tarku inimesi, aga nüüd tuleks võib-olla ka samamoodi ise käia teistel külas, et näha ka, et kuidas ma ise üldse räägin ja enda kogemusi nagu jagan. absoluutselt, selles et suhtes, et need number ühed ju siin ütlevad ka, et sa lihtsalt pead võtma noh, mitte riski küll, aga sa oled nii iseseisev, sa tegelikult oled nii iseteadlik ja endaga nii suure töö ära teinud. sa pead lihtsalt Mhm. minema, sul pole mitte mingit muud ja valikut, eriti kui teil ma mõnel arvan kah, et selle aasta sõnum kuidagi saabki olema see, et ma lihtsalt lähen nagu. ja lähed selles suhtes, et mida rohkem me usaldame protsessi ja seda universumit või Jumalat, mida iganes, kes mida nagu usub, on ju, vabad käed uskumisele. aga see, et lihtsalt tegemata jätmine on üks kõige jubedamaid asju, mida me endale teeme. ma ei ole veel valmis või ma kardan. no või seesama, siis minul ütles ka, ma nüüd võib-olla eksin, ma ei taha kedagi solvata, aga igastahes lähedastest öeldi palju meile ja ma arvan, et meieealised, no sa oled must noorem küll, aga siis no mina ka, kes ma olen 70-ndates sündinud, on ju, meile öeldi kogu aeg, et sa räägid siis, kui kana pissib, aga siis lõpuks ma sain teada, et kana ei pissigi. et no see tähendab, et Ehk sa ei siis ära peagi räägigi rääkima, ära kunagi. räägi, jah. ja siis oli see, et lihtsalt sa olidki vait kogu aeg, aga tegelikult ju meil on kõigil ju miljon mõtet, eriti veel lastena, kui me ei saa üldse rääkida välja. see minu meelest see kursus, mida sa nüüd siin rääkisid meile, siis see on just see võimalus, teie kallid naised, kas sa teed ainult naistele või mehed ka võivad tulla? See on naistele ja ma olen naistele suunanud enda nagu tegemised praegu. Nonii, no aga mehed ikkagi kuulake, sest te saate oma naised ja õed ja emad sinna suunata, et kui teie lähedased on kõrval terved, siis teie muutute läbi nende tervemaks, uskuge mind. et selles suhtes, et see on kulda väärt värk, et mina olen ja täiesti selle pealt. ja kindlasti tahan hakata ka tegema mingil hetkel üks-ühele nagu teraapiatööd just kehapsühhoteraapia põhimõtete järgi, siis juunis saab see kool läbi, aga enne seda juba vaikselt tahaks hakata pihta, et keda selline nagu lähenemine huvitab, siis kindlasti noh, saab minuga kontakteeruda või noh, üksikuid tegijaid Eestis on, neid on vähe kusjuures, et see on alles sihuke, ta on tegelikult vähe uuritud valdkond veel siiani, aga on olnud uuringuid, on ju, et üks siis meie õppejõud ongi teinud siis siukse keha-meeleväljaga seotud uurimustöö, kus ta siis katsetas läbi keha infra, puna ja siis seda termoaparaati
ja kuidas meie energia, mõtted, konstruktsioonid ja pildid reaalselt on meie kehades nagu, ja ta nagu tõestas ära selle ja et noh, see kõik, see maailm on lihtsalt nagu nii põnev Mhm. ja jah, et kindlasti See on nii uurige, armas. keda Tead, huvitab. mulle nii meeldib, kui sa räägid sellest, siis see on sama nagu tead, kui ma räägin numbritest ja üldse, kui ma ka üks-ühele ütleme, siis kas oma õega või oma lähedastega, elukaaslane saab mul kogu aeg numeroloogiat, saad aru, sest ta lihtsalt ei suuda enam kuulata. Ja siis ma olen ise nii asja sees. Ja siis ma mõtlen, tead, see asi on niimoodi. Ma tean, et see number on niimoodi ja siis, kui ma näen, kuidas sa räägid, siis sa vaatad, sa oled nagu, sa oled selle asja sees nii mõnusalt, nagu sa tead, kuidas see töötab, sest sa oled endaga nii palju tööd teinud. Et nii nagu teiegi, kallid kuulajad, Mm. te kindlasti tunnete seda tunnet, kui te teate midagi ja te olete ennast saanud sellega aidata, et see tunne on lihtsalt niimoodi, et no või see, et leiva tegeminegi või ma ei tea, kõige paremad kaneelikuklid oskad sina teha võib-olla siin, kes sa praegu kuulad. pane retseptid kohe siia alla minema, teeme segasemaks selle kommentaariumi siin, et mida rohkem, seda uhkem. Et jagage ka meiega siin näiteks kommentaaride all, et näiteks, mis koolitus on olnud see, kus sa oled saanud iseendaga näiteks täiesti sinuks. Ja ka näiteks see, et milline retsept on sul selline, et tead, une pealt äratatakse üles, kohe teed ära, sa tead, et sa oled maailmameister selles. näiteks. Ja siis samas see, mis ma ütlesin ka, et kaassõltuvus, natukene kurvema tooni peale, aga teate, kui me sellega kõik võitu saame, siis me vallutame mägesid. Me ehitame sellised lossid ülesse oma eludes, Ja et see on nagu, see on nii oluline teema, et nii nagu ma ütlesingi, kui sa ei taha ühtegi kirja või mingit rida siia kommentaariumisse panna, siis lihtsalt pane kasvõi süda või mingi tähekene või pöial või mingi märguanne sellest, et see kõnetas sind, see kaassõltuvus. see on kahjuks meil nagu selline, ma ei teagi, mis siia lõppu ütelda. Elli, selleks, et sinu valgus saaks nii-öelda ja avarduda, selleks on vaja vaadata varju. Ehk siis tulebki teha varjutööd, tuleb vaadata ka seda tumedat poolt ja võtta ka see vastu ja kogeda neid tundeid. Ehk siis mida meile ühiskond ja Instagram kõik maalib, seda kõike nagu positiivset, kõik on ainult hästi ja nii edasi, aga tegelikult on see aus koht seal on see, et kas ma suudan vaadata ja olla kontaktis ka oma varjupoolega mm, ja sealt tegelikult see arengukoht nagu hakkab. ja see on nii huvitav, nii nagu ma kanalil ju räägin ka plussid ja miinused, siis üks küsis ka mu käest, et mis see miinused tähendavad. Noh, miinused tähendavadki see, et siis, kui sa nagu ebaõnnestud selle numbri puhul, et ega see ei tähenda, et sa oled paha. mõni lihtsalt hõljubki rohkem miinusenergiat, seepärast et ta tunneb seal ennast hästi, aga iseasi, kas sina või mina või kas me saame sellise inimesega nagu hästi läbi, et igalühel on meil oma valik, et mina pigem arvan seda, et enese selline töö ei lõpe mitte kunagi. et, ei et lõpegi, me ei ole nagu kunagi valmis, ei. et meil elu annab alati meile mingisugused õppetunnid, kus me saame jälle seda arengut kogeda, iseendast jälle midagi teada, Mm. mingid ahhaa-momendid või mingi teise nüansi alt või teise nagu niisuguse nurga alt tuuakse midagi nii-öelda esile, et jah, see elu on põnev maailm ja mõnikord on ta keerulisem, teinekord lihtsam, et võiks ka öelda, et nii nagu me teda elame, on ju, ja nii nagu me valime elada just nimelt, et nagu sa mainisid, et miinuses mõned tunnevad ennast mugavalt, ma tundsin ka ennast hästi-hästi mugavalt seal, sest et ikkagi iseenda ei pidanud vastutust võtma, on ju, ja siis noh, olid selles ohvrimeelsuses, on ju, aga lõpuks on see, et see kurnab sind ennast ja nagu ongi, et siis see ongi, kas see on su elu kvaliteet, kas see on see elu, mida sa soovid elada, et kõik need küsimused nagu tekivad ja ikkagi lõpuks selles momendis ja lõpuks tuleb sulle iseendaga ikkagi otsa vaadata, ega muud seal tegelikult ei aitagi, et meie siin või noh, mina ja sina ja kõik võime lõputult ju midagi rääkida, aga see tõeline terapeut oled ikkagi sina Mm. iseendale. täiesti õigust räägid ja siin ega seda teemat võib ka edasi siin rääkida ja jah, rääkida.
aga jah. tead, mis mina ütleksin niimoodi, et nagu väga, mega võimas asi, millega sa tegeled ja ma Jah. loodan, et sul jätkub selles suhtes rammu ja valmis olemist, et ei pea kogu aeg lihvima, vaid minna ja hakata toimetama ja õpetades teisi, õpid sa ju kogu aeg ise täpselt samamoodi, nii nagu minagi seda teen päevast päeva. õppides ise, Jah, jah. jagades ja läbi selle saad jälle tagasisidet ja tead, kuidas need asjad toimivad. Sest inimesed ju kõik peegeldavad meile meid endid. Seda ju näeb nende inimeste puhul ka, kes sulle sinna kursusele tulevad ja keda sa oled terapeudina aidanud või siis ka needsamad kliendid, kellega sa ilu teemal oled kunagi kokku puutunud ja puutud ka. Mhm. Siis on ju nii võimas, kui nad hakkavad mingit asja rääkima, siis sa mõtled täitsa lõpp, ma ise mõtlesin ka just selle asja peale, et kust ta nagu teab. aga kõik on nagu üks sagedus, vaata, kõik me niimoodi jah, anname just. infot. et ma ütleksin, et väga aitäh vinge, sulle. jah. Ma ütleks ka aitäh sulle, et sa olid nõus mind siin vastu võtma ja arutama sellistel teemadel, sest need on tõesti olulised teemad ja eriti naiseks olemise juures hästi nagu aktuaalsed teemad, nii et ma arvan, et päris paljud said siit midagi kõrva taha enda jaoks, et jah, Kindlasti. kindlasti kirjutage siia alla kommentaarides. ja Elis tuleb ka siia, vaatab neid kommentaare, kui teil midagi siin küsimust on, mis te arvate, et keegi teine tahaks ka seda küsida, siis pane siia, et ma annan Elisele märku, kui keegi konkreetselt Elisele kirjutab, aga samas sinuga saab ju otse ka ühenduses olla, eks ju, et just, Instagram, just. aga kas sul Jah. on mingi meil või sa ütlesid kodulehe kaudu saab sinuga olla ühenduses, eks ju? Mul on meil ka ja mulle saab kirjutada kas elisliivaru@gmail.com või siis info@elisliivaru.ee. Okei. et siis need asjad sinna, aga see kursus, millal sul see hakkab, see kursus nüüd, millest sa rääkisid, see 4 nädalat? Ja 12 nüüd hakkab ja on siis kuni 8. veebruarini. Okei, ehk siis 12. jaanuar juba, üsna kiire. Ja juba ah, järgmine nädal hakkab jah. ja selles mõttes 12 saab veel ühineda, 14 hakkame nagu kõnedega pihta ja avan materjalid, et. mm-hmm. Okei, mega huvitav, aga info on ja olemas seal mulle kodulehel. ja mis ma veel tahan öelda, on see, et tavaliselt on nii, et materjali on kursustel täis topitud igasuguseid erinevaid, aga mina kuidagi mõtlesin, et see kursus võiks olla just see, et me tegeleme kehaga rohkem, me teeme praktikaid justkui rohkem kui seda teooriat. ehk siis nagu ma ei koorma sind üle nagu mingisuguse suure informatsiooniga, mis käikski nagu vastuollu kuidagi selle keha teemadega minu jaoks. ehk siis ma annan nagu nii olulised nagu nüansid nagu, mis ma annan ja ma ei taha sind nagu üle koormata, et see on ka nagu minu võib-olla selline eripära siis või? mm. aitäh, et sa selle juurde panid, sellepärast et teate, minul on alati mingi jube triger, kui kuhugi lähed osalema, mingi kursus iseenesest on hästi kihvt ja siis öeldakse, et PDF-iga sul on nagu tööleht, mis oleks hea, et sa täidaksid ära vähemalt 10 lehte enne seda, kui sa tuled kursusele ja siis pärast teed seda. oi, sorry, jube kolin tuli. siis ma mõtlen, et ma saan aru kõigest, et see kirjutamine on väga oluline, et seepärast, et sa saad ju kõik käia läbi. nii et aitäh, et sa selle lisasid. Ja et võib tekkida vastuolu inimestel just, et ma tahtsin selle välja tuua just. aitäh, kallis Elis, nii et egas midagi, kui Aitäh. jätkame ja olge ühenduses Elisega siis seal kodulehe kaudu, mis elisliivaru.ee ja sealt saab siis ka Jah. kontakteid ja Instagram, mina olen väike Instagrami tädi. kas sul kuskil mujal on ka kontakt või selles suhtes, kus sa midagi üles paned, on Facebook ka või ei ole või? Facebookis saab ka jah mind leida, täiesti olemas seal. ka nime? lihtsalt võib-olla ei postita nii aktiivselt. okei, okei, et ja mina selline vanakooli inimene, ma olen selline Facebook. All right, egas Jah, midagi, suur aitäh sulle ja aitäh, aitäh. kohtumisteni ja edu meile kõigile, ütleksin siis niimoodi. Edu.